Tere kõigile! Täna lahendame koos 2018. aasta matemaatika lõpueksami ülesande 5. Sel korral oli siis tegemist tasandilise kujundi ülesandega ja joonise järgi sa juba näed, et see on trapetsi ülesanne. Tasandiliste kujunditega seotud ülesannete jaoks peavad sul olema väga hästi omandatud siis järgmised eelteadmised. Esiteks funktsionaalne lugemisoskus, et sa saad aru, mis siin kirjas on ja sa oskad seda olukorda ka ette kujutada. Siis tihti tuleb ühikuid teisendada, sa peaksid tundma plaani mõõtu. Sa pead teadma kõikide õpitud siis tasandiliste kujundite omadusi ja valemeid ja kindlasti ka Pythagorase teoreemi. Kui sul on tunne, et mõni nendest eelteadmistest vajab sul veel harjutamist, siis võta aega ja tegele sellega, sest kui on eelteadmised selged, siis on lihtsam ka sellist pikka eksamiülesannet lahendada. Alustuseks loeme siis kogu ülesande läbi ja proovime aru saada, et mis siin toimub. Kõigepealt on siis täisnurkse trapetsikujuline muruplats, on antud ka tipud A, B, C, D ja neid tippe siin esialgu märgitud ei ole. On antud haarad 41 ja 40, ehk siis 41 pikem haar on kindlasti see ja lühem haar on siis see 40 asub siin. Siis tehti uuendustöid pargis ja sellest täisnurksest trapetsist sai võrdhaarne trapets. Nii et see täisnurkse kolmnurga kujuline osa nii-öelda lõigatakse välja. Ja lühem alus BE, lühem alus on trapetsil siin, on siis 30 ja tähistatud siis BE. Vaat sellest me peaksime pihta hakkama, kui on nüüd vaja esimeses alapunktis trapetsi tippe hakata märkima. Peale tippude märkimist tuleb siin ka viirutada siis see võrdhaarne trapets. Teises punktis tuleb arvutada võrdhaarse trapetsi pindala ja viimases punktis on vaja ääristada see trapets ehk on vaja leida trapetsi ümbermõõt. Nii, alustame siis trapetsi tippude märkimisest ja me alustame sellest, et lühem alus on BE ehk siin on siis külg BE. Ja mis meil veel oli? Alguses oli täisnurkne trapets A, B, C, D, et kui B on siin, siis ma arvan, et me võiks teha nii A, B, C ja D. Ja vaatame, kas peale seda ka kõik muu klapib, ehk siis alguses on täisnurkne trapets A, B, C, D. Ja kui ta on võrdhaarne, on ta A, B, E, D. A, B, E, D. Nii et need antud tipud meil siis klapivad. Siis on vaja viirutada muruplatsi see osa, mis jäi alles, ehk siis see võrdhaarne trapets. Nii et mul on see siis rohelisega praegult viirutatud. Järgmiseks paneme kirja andmed, mis siin tekstis meile antud on ka. Ehk siis, et kui see trapets oli täisnurkne veel, siis haarad olid 41 ja 40. Ehk siis see on pikem haar sellest täisnurksest trapetsis. Ja hiljem on siis see AB sama, mis ED, ma panen selle ka juba kirja ja see on siis 41 centimeetrit. Siis trapetsi haar CD on ka tegelikult ju nende mõlema trapetsi kõrguseks, see on siis 40 ja trapetsi lühem alus tähistatakse ka tähega B valemites oli siis 30 meetrit siin tekstis antud. Lähme teise alaülesande juurde, mis on siis trapetsi ABED ehk võrdhaarse trapetsi pindala arvutamise kohta. Paneme kirja pindala valemi. Ma näen, et mul on vaja siin mõlemat alust. Tavaliselt on pikem alus tähistatud A-ga, lühem alus B-ga ja H on siis kõrgus. Trapetsi pikem alus AD ei ole meile teada, aga kasutades trapetsi omadusi ma tean, et ma saan ta leida siis nii, kui ma siin lühemale alusele ehk BE-le liidan 2 korda seda lõiku EC ehk siis mõlemalt poolt nii-öelda nende aluste vahe siis liidan talle juurde. Kuna aga ka see EC lõik ei ole meile teada, siis alustame selle lõigu EC arvutamisest. Sa näed, et siin on täisnurkne kolmnurk, mille kahte külge me teame katetit CD, see on 40, ja me teame hüpotenuusi ED, mis on siis võrdne AB-ga, mis on 41.
järelikult EC leidmiseks kasutame Pythagorase teoreemi ja kui me asendame siia arvud, siis saame, et see on võrdne ruutjuur 81 ehk 9 meetrit on siis see lõik EC. Ja nüüd saame siis trapetsi pikema aluse leida, see on siis 30 ehk lühem alus pluss 2 korda 9, sest et peab nii-öelda mõlemale poole selle 9 juurde liitma, et me saaks selle võrdse lõigu selle alumise alusega. Ja saame kätte, et pikem alus on 48 meetrit. Nüüd meil on olemas pikem alus, meil on olemas lühem alus ja meil on olemas ka kõrgus, ehk saame hakata arvutama pindala. Liidan alused, jagan 2 ja korrutan kõrgusega ja see on siis 1560 ruutmeetrit. Kirjutame ka välja vastuse, et selle uue muruplatsi pindala on 1560 ruutmeetrit. Kolmandas alapunktis tuleb siis leida trapetsi ümbermõõtu ja trapetsi ümbermõõt on tema külgede summa. Kuna sellel võrdhaarsel trapetsil on 2 külge sama pikad, siis liidan kokku alused ja siis 2 korda selle ühe haara pikkuse. Ja kuna kõik need pikkused on mul teada, siis ma kirjutangi kohe selle arvutamist ette. Pikem alus 48, lühem alus 30 ja haar 41 ja korda 2, sest et teisel pool on ka täpselt sama pikk haar. Ja see tuleb 160 meetrit ja kirjutan vastuse ka, et vaja on 160 meetrit juhtkaablit siis selle maa-ala ääristamiseks. Nii ja selline näebki välja siis selle ülesande lahendus. Edasi vaatame, kuidas sellist ülesannet eksamil hinnatakse. Kokku on selle ülesande eest võimalik saada 8 punkti ja need 8 punkti jagunevad siis ära järgmiselt. Kõigepealt saad sa 1 punkti selle eest, kui sa oled need tipud õigesti tähistanud vastavalt tekstile. Ja teine, kõige lihtsam punkt siin ülesandes on siis võrdhaarse trapetsi viirutamise eest. 3. punkti saad sa siis, kui sa oskad Pythagorase teoreemi rakendada siin selles väikses täisnurkses kolmnurgas. 4. punkti saad sa pikema aluse pikkuse leidmise eest. Siis pindala valemi teadmise eest saad sa 1 punkti, pindala arvutamise eest saad 2 punkti. Eelviimane punkt on ümbermõõdu valemi teadmine, et sa tead, et kõik küljed tuleb kokku liita. Ja viimase punkti saad sa selle eest, kui sa oled siis õigesti need arvud kokku liitnud. Enne sellise suure ülesande lahendamist soovitan sul ikkagi tegeleda eelteadmistega üksikult, sest mida paremini sul tulevad need eelteadmised üksikult välja, seda paremini oskad sa ka tegelikult sellist suurt eksamiülesannet lahendada.